alustasin, on ju, sellepärast it's being recorded. Ma Ja, kiirustasin, räägi. aga muidu nagu ma arvan, et idee on solid ja ma tegin ka uue analüüsi, aga limitiga lähed sealt või ma ootaksin veits nagu break-up structure. Ma tegelikult ootasin selle eelmise treidiga ka, ma nägin väga tugevat nagu bullish jõudu ja siis tahtsin selle nagu 1 minuti peal, tegelikult ma ei vaata neid break-up structure'id, aga see tundus hea koht, in-balance fill ka ja oli 1 minuti peal struktuuri break ja tahtsin sealt proovida, aga kindlasti proovin uuesti, kui ma näen õiget price action'it. Sa vaatasid siit, on ju, siis siin on mingi vikk ja mingisugune projekt. Vasakul pool. Ma panen kohe chati, saad üle vaadata. Davai. Minu arust oli range low märgitud, see on nagu outcast. Ja mul on limit siin, ta ei ole veel ära fillinud. Aga jaa, mul on siin open'i see 50% peal. On buy limited. Ja üks just kusjuures aktiveeris mul MetaTrader ees. Aga okei, see GBP audlas hetkel olla. Võtame lahti meie päevakangelase ehk siis US 30, New York Stock Exchange ikkagi on selle kõne temaatika, on ju. Ja kui kellelgi on oma nägemusi hüpoteese, siis bring it on, pange chati või avage mikrofon või öelge, et mis teha tahate. Ma räägin, mis mina näen. Esimene asi, kuna meil on ikkagi uus nädal, esimest korda nüüd selle nädala jooksul New York Stock Exchange meil, eks ju, siis mis mulle meeldib näha, et meie eelnevad nädala close'id, nüüdseks see price action siis veenab nii palju, et jääb korralik liquidity run, seejärel kohene mitigation ja hetkel ma ütlen ausalt, ma ei näeks ühtegi korralikku põhjust, miks me ei peaks uue all-time high peale kihutama, on ju. Tundub hästi loogiline ja eriti hea confirmation andis mulle see, et me ei closing weekly'ga ikkagi läbi, 2 korda me üritasime, aga nagu näha on, siis me ei suutnud seda teha. Samamoodi daily pealt on väga-väga ilusasti näha, et mida me oleme sweepinud, meie bullish sign'id again, kohene siis mitigation, seda siis ma mõtlen mitigationi all, eks ju. Eks siis nii-öelda tasakaalustavad siis meie turu selle price action ära ja kui nüüd natuke ülesse poole vaadata, siis on näha juba, et me oleme daily candlestickidega suutnud läbi close ida varasematest ütleme niimoodi siis struktuuri levelitest, mitte küll nagu mingi kõige olulisematest, aga ikkagi tugevamad close'id näitavad meile ikkagi seda, et me oleme endiselt bullish. Võttes kõike seda arvesse, siis isiklikult tahaks olla ka sellel pool, kuhu on, ütleme niimoodi, turul soodumus minna, ehk siis otsiks buy tehinguid. Daily peal samamoodi, mis võib ära markeerida peale, on meil siin ilus väga-väga kena daily suur major imbalance. Ma lihtsalt ei hakka teda selle pärast peale märkima, et muidu mul on siin too much noise ja mulle ei meeldi, kui mu graafikud nagu mingid jõulupuud on. Nii, natuke väiksematel timeframe'idel jääb samamoodi silma, kuidas me oleme tulnud filled price action. Nüüd üks reaalne koht, kus ma tahaks näha US 30, kus ma olen valmis vajutama talle buy positsiooni kindlasti esineb siin all. Nüüd on meil igasugused märgid, et me näitasime seda jõudu ära, pushime ülesse poole, ehk siis meil on teada, et see turg läheb ülesse poole. Küll aga kui ma järjest nüüd lähen väiksematele timeframe'idele, olen võtnud näiteks 30 minutit ja vaadates seda price action'it, mul jääb selline mulje, et seda hinda on kuidagi nagu väga-väga vägisi üritatud ülesse poole suruda. Tavaliselt, kui toimub selline price action, kus on nagu väga palju liquidity't, ütleb niimoodi peidus, siis siit on possible stsenaarium, et siis võib tulla mingi siuke terav tipp sell. Mina isiklikult ei hakka seda selli nagu taga ajama, ta ei paku mulle nii palju huvi. Lihtsalt see annab mulle selle confirmation, et me võime reaalselt selle buy tehingusid ühel ilusal päeval saada, on ju. Väiksematel timeframe'idel väga ei hakkagi minema, siin on lihtsalt too much noise, literally sideways turg, liquidity't on meeletult igal pool ja sellepärast ma nagu vaatakski ainult suuremaid timeframe'e ja kui hetkel mingit setup'it leida, siis pigem hetkel on keeruline. Kui otsida midagi, arvestades seda New York Stock Exchange, siis ma pigem oleks arvamusel, et me tegelikult dropime notch.
aga jällegi see on siuke üliriski counter trend trade, milles ma ei ole huvitatud lihtsalt reaalselt osalema. Ma tunnen ennast palju mugavamalt, kui ma lihtsalt vaatan ja kui ta teeb seda, mida see on GVP out. Seda, mida me talle ette joonistame sisuliselt. Sellised mõtted on mul, kui nüüd vaadata kõrvale, võtame big playerid, kõik, kes meil siin on ja SPX, siis on näha tegelikult, et SPX on justkui nagu see teenäitaja meil hetkel, sest US veel keksib meil siiamaani umbes selles range'is. SPX on nagu väga ilusti üles läinud, mis on alati hea confirmation. Nüüd Nasdaq on sisuliselt suhteliselt sarnane nagu US 30. Neil ei ole, mitte ühelgi paaril pole siis mingit major divergence'id sees, ehk siis kõik liigub täpselt nii korrapäraselt nagu liigub. Ja meil on tugevad liquidity targetid, ehk siis kõik nagu need major indices siis supportivad meie seda bullish direction'it. Nii, kohe on ka open mingi 2 minuti pärast. Vaatame ära, kuidas open avaneb. Ma sügavalt muidugi kahtlen, et me siia alla tuleme open ajal. Aga see on nagu ainuke siuke safe siuke trade, mida mina hetkel näen US 30 puhul. Ja siis, kui juba sisse saab, siis nagu let it ride. Väga, vaadake ise seda risk-rewardi ratio 1000 points. Et see on asi, mida oodata. Pole mõtet FOMOda, et äkki ta nüüd kukubki siit tõesti sodiks ja ma ei saa sisse, et mis siis juhtub, vaata tegelikult ei juhtu mitte midagi. Lihtsam on natuke kannatlik olla. See tuleb kindlasti ka trade room'i, vaatame ära, kuidas ta avaneb meil. Ja nii kaua võib GVP audist rääkida. Väga kena markup, take profit. See on trade room'i materjal, Kevin, täiesti, jah? Ja, no tegelikult see on õige materjal. See, mis ma enne palin, oli lihtsalt veits kiirustades, eks ole. Seepärast ma just too hetk nägin seda ja nagu ma ütlesin, siis 1 minutise struktuuri break, mis tõmbas mind konksu, siis ma riskisin 0,5%-ga niikuinii, sest ma teadsin, et ta võib madalama tulla ja kui ta tuleb, siis ma panen selle teise 0,5%-ga, nii et kokku ma riskin ikka 1%-ga. No hästi managerid selles mõttes, nice. Nüüd selle stop lossiga võin öelda kohe, kuhu mina endast selle SL-i panin. Vaid Viki alla või? Oota, ma võtan metaka lahti. Sest ma vaatasin... Mul on 81900 on mul stop loss. Okei, sul on päris madalalt siis ja... Ja, sest peab arvestama ka seda, et GVP audil on suuremad spreadid, kui on Eurostil ja niimoodi. Nagu ikka mingi 3 korda suurem. Kas FTMO-dega treidivad, siis FTMO-l on väga head spreadid, sellepärast ei pea nagu muretsema, aga kui on mingid teised brokerid, siis kindlalt nagu vaadake üle oma spreadid, et ikka filliks ja nii edasi, et hetkel on GVP audil niimoodi, et esimene on sees, ta on sõna otseses mõttes vastu seda teist entrit, aga ta pole veel ära aktiveerinud, sellepärast et spread on kõrge ja täiesti reaalne setup, mulle ka meeldib see GVP aud juba ka sellepärast, et natuke lähemalt. No täielik retracement faas ja nagu Fibo nagu max discount ja... Absoluutselt, et siin on varasemalt on hästi näha, kuidas tegelikult me oleme selle turu puhtaks teinud, eks ju, siit on toimunud, me näeme ära lihtsalt, et hind on tahtlikult alla pandud, seejärel ralli ülesse. Nüüd me tegime ka uue turu range'i, A-st B-ni, lower high, higher high, max discounted level, et ma hetkel ei näe nagu põhjust, miks ma ei peaks seda treidi siit võtma. Muidugi risk management on kontrolli all, siis on kõik korras, ütleme niimoodi. Sul ei näitegi seda Viki seal. Kuidas? Sul ei näitegi seda Viki seal, mis ma panin, et manipulatsiooni küünal, sest kui sa vaatad seda Oanda peal, siis 15 minuti peal on näha, nagu kui jõhker see manipulatsioon on. See sama Vik, kui sa lähed 15 minuti peal Oandal, siis sa näed, mis see küünal teeb seal. Mis need 2 küünalt teeb. Ei, ta on ikka tahtlikult alla toodud see hind, et mulle väga meeldib see setup. Tunnen ennast mugavalt ja siis nagu ma ütlesin, et mina stop lossi annan talle natuke hingamisruumi lihtsalt juba selle pärast, et GVP aud, me peame arvestama, et kui me treidime Eurosti, siis GVP aud on reaalselt nagu mingi 3 või 4 korda volatiilsem. Jätsin Viki alla, kui ta peaks läbi tulema, siis sajab läbi, it is what it is,
aga niimoodi ma tunnen ennast kindlamalt, kui ma jätaks stop lossi nagu siia. Ja see on puhtalt personal preference, aga minu jaoks jäi ta seekord niimoodi. Absoluutselt ja kui mind välja sööb selle 11 pipiga, siis see on ka mulle mitte stop loss, vaid lihtsalt õppetund, et järgmine kord tean, eks ole. Absoluutselt. Absoluutselt. Nii, mis meie päevakangelane teeb? Ja ausalt öeldes, ega ei ole isu seda US30 praegu vaadata siin. Mis asi see nagu on? Ma ei hakka endale mingit ideed siit maha müüma, sest teadagi, aju automaatselt genereerib iga stuff ja tuleb FOMO ja kõik siuksed asjad, et not today.